kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Te kuulate, vaatate saadet Kõnetused, mis on täna teie ees ülestõusmise püha nädalal. Ja ülestõusmise pühapäeval oli vast üle Eesti see ainukene helge hetk kevadise heitliku ilma puhul, kus päike ka välja tuli ja kus võis rõõmustada ülestõusmissündmuse ja sõnumi üle vara valgest hilisõhtuni. Teisel ülestõusmispüha ööl aga Läänemere riikide üle käis tormituul ja mõnel pool on siis olnud mitu päeva elekter ära. Kristus on surnust üles tõusnud, tõesti ta on üles tõusnud. Vaikne nädal, mis kulmineerub suure reede ülestõusmispühadega, on kristlike juurtega lääne kultuuriruumi kõige olulisem püha. Õigeusklikud ehk Idakirik tähistab seda siis nädal aega hiljem vana kalendri järgi. Kui jõulud tähistavad Jumala poja inimeseks saamist, siis lihavõtted kuulutavad kristliku usu tuuma, Kristuse võitu surma üle. Tänases saates peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Antti Toplaan räägivadki siis ülestõusmise püha aegsest sõnumist. Oled, Urmas, oma karjas ja kirjas kogudustele muuhulgas öelnud, et Kristus ülestõusmise püha tuletab meile igal kevadel meelde, et seal, kus inimene võib lüüa käega, kaotada lootus ja anda alla, näeb Jumal suurt algust. Seal, kus inimene jõuab tupikusse ega näe enam edasi teed, avab Jumal talle ukse. Seal, kus meie sõnad katkevad või lõppevad, hakkab Jumal kõnelema oma sõna kaudu. Ülestõusnud Kristus kingib kõigile, kes tema ülestõusmisse usuvad, lootuse igaveseks eluks. Ja need, kes vaatasid ülestõusmise püha õhtul uudiseid, siis seal ka oli sind ühe lausega tsiteeritud, et hea võidab alati ära kurja. Selles ei ole küll vist midagi originaalselt, aga seda tuleb ikka meelde tuletada. No, selle aasta ülestõusmispüha sõnum on ju ikka selles kontekstis kirjutatud, milles me elame ja siin juures siis, kuna ma sain ka nüüd suu lahti siin saates nüüd, siis tervitan kõigi pealt kuulajaid ülestõusmispüha puhul ja samamoodi nagu sina juba, Antti, jõudsid seda teha. Kristus on surnust üles tõusnud, halleluuja, tõesti ta on üles tõusnud, halleluuja. Seda tervitust olen ma nüüd juba ülestõusmispühade nädalavahetusel jõudnud korduvalt küll kantslist ja altarist ja ka inimestega kohtades öelda, aga tulles selle karjase kirja või läkituse juurde tagasi, siis teatud mõttes võiks öelda, et mingisugune ühiskondlik ootus on ju praegu sellise sõnumi järele, et sa pead meelde tuletama inimestele, et suur reede ei ole lõpp, ehk siis kannatused, ka need, mida meie kogeme, need ei ole mitte jäädavad ja alatised, vaid neile järgneb parem ja helgem hetk ja kristlikus kontekstis ja ülestõusmispühade kontekstis me saame seda kaunist hetke, saabuvat kaunist valguse hetke ju ülestõusmishommikul kõik kogeda. Ehk siis minu poole ka pöördus just Õhtuleht ja palus vaikse nädala keskel, et äkki te kirjutate inimestele midagi väga lihtsalt, kuidas nad praegu saaksid rohkem lootust ja siis ma kirjutasin ühe artikli, mille ma hiljem, kui see kohe järgmisel päeval ilmus, üle lugedes vaatasin, et see on juba selline pool psühholoogi jutt, et sa seletad inimestele, et ärge liiga palju uudiseid vaadake ja pange omal ekraanid kinni ja minge jalutage looduses ja tehke üks telefonikõne oma heale sõbrale, kelle puhul sa tead, et ta
ta ei räägi mitte ainult kannatustest ja lendavatest droonidest, vaid saate rääkida millestki ilusast ja see on see hetk, milles ka ülestõusmispüha läkitus sel aastal või see ajaaken, milles me praegu asume, mõeldes kõige selle peale, mis meie ümber tõesti toimub, et vaikse nädala keskel me kõik avastame oma ekraanidelt äkki teate, et öösel on droonid lennanud. Minu lähedased, kes on kõik elavad lähemad pereliikmed siin Põhja-Eestis, ka head kolleegid konsistooriumist rääkisid, kuidas keset ööd hävitajad lendasid üle majade ja nad tärkasid selle peale üles. Ja see on see tegelikkus, kus me oleme ja on päris loomulik, et inimestel on ärevus. On päris loomulik, et rääkides suurest reedest ja Kristuse kannatustest peame me sel aastal võib-olla rohkem vaatame ka pisut ette või sai vaadatud ette, et sellele suurele reedele järgneb ülestõusmishommik. Kristus on surma ära võitnud ja hea võidab kurja, nii kulunud, kui see väide ka ei tundu. Üldiselt võib seda pidada positiivseks, kui meedia pöördub vaimuliku või ka peapiiskopi poole sooviga oma sõnumit selliste oluliste pühade ajal inimesteni tuua. Ja küllap suures plaanis jagunevadki siis need, kes võiksid sellel teemal sõna võtta nagu kahte suurde ossa, kus ühtedel siis on veel jaksu ja mõtteid, mida jagada ning nad seda ka teevad ja siis need, kes keskenduvad pigem koguduse teenimisele ja võib-olla ei tule nendel otseselt mõttessegi midagi kirjutada või avaldada. Ja on tore, kui siis väljaanded ise pöörduvad nende poole, kes võiksid midagi öelda. Lootusrikast, aga Eesti avalikus meedias pälvivad ülestõusmispühad üldiselt jõuludega võrreldes oluliselt vähem tähelepanu. Oled toonud oma sotsiaalmeedia kontol esile ajaleht Postimehe pühadeaegset juhtkirja, milles tõdetakse, tsiteerin: täna elades vabas Eestis saame väärtustada enda kultuurilisi ja vaimseid juuri. See ei peaks tähendama sunduslikku vagadust, aga lihavõtted pole pelgalt pikem nädalavahetus shoppamiseks või šokolaadimunade aeg. Need pühad on meie kultuurimälu keskne osa, mis ühendab meid sajandite ja miljonite inimestega üle Euroopa, kes tähistavad lihavõtteid aktiivselt. Ja juhtkiri Postimehes on tavaliselt seotud ka karikatuuriga ja kui püüda seda kirjeldada, siis oli karikatuuril kujutatud ühte ilmselt tibu, kellel oli veel munakoor peas, käed olid väljas, mis kandsid ka risti. Ehk siis võis arvata, et tibu on küll nägemata, mis tema ees seisab ristirännakul, aga nii nagu kunstis ikka, ilu on või kunst on vaataja silmades. Jah, sa ütlesid, et me tavapäraselt oleme harjunud sellega või kuidagi paratamatult lepime sellega, et jõulud saavad rohkem tähelepanu kui ülestõusmispühad. Kui ma ka selle tänase saate väikest mustandit nägin, mille sa olid saatnud, siis sa olid jõudnud selle saate enne, kui tuli täna hommikul ehk siis esmaspäeva hommikul, kui me seda saadet salvestame, meedia ülevaade nädalavahetusest, mis oli ju pühade nädalavahetus, siis ma küll pean nentima, et üllatavalt palju kajastust on olnud sellel aastal seoses vaikse nädalaga, suure reedega, ülestõusmispühadega. Tõsi on see, et suur neljapäev on jäänud täiesti varju ja selle päeva tähendusest ei ole väga kuskil räägitud. Suur reede kõigi oma ristiteedega kõikides paikades meil Eestimaal, mis vähegi kaardi peal natukene suuremalt märgitud on, mitte küll tõsi kõik meie linnad, aga peaaegu ja ka suuremad kihelkonnakeskused. Ristiteedel kogemused näitavad, et inimesi sel aastal hoolimata üsna
halvast ilmast või mitte liiga heast ilmast inimesi oluliselt rohkem. Ja kui vaatasin, kus kohas, millistes meediamajades on olnud kajastused, siis Postimehe grupp on olnud väga usin ka oma nii-öelda väiksemates maakonnalehtedes kajastada siis ülestõusmispüha ja sündmusi, mõned võib-olla üksikud välja arvata, aga sa oskad ise kommenteerida, kuidas Saaremaa meediakajastus on olnud, seda mulle väga silma ei paistnud, aga kui ma vaatan nii Virumaalt kui Lõuna-Eestist, kui Sakalast, kui Lääne-Eestist, rääkimata siis Tallinna ümbrusest ja Tallinnast, on pühad olnud väga esiplaanil, ka Rahvusringhääling lasi eetrisse väga mitu uudist nädalavahetusel Suure Reede Ristitee Vasteliinast kanti üle. Lisaks jumalateenistus ülestõusmispühal, samuti siis meediaklipid, mida Anne Raiste peamiselt tegi, ka Jõelähtme oreli siis avamine või pühitsemine ülestõusmisööl, ülestõusmisvalguse süütamine ja nii edasi. Tegelikult ma ise tajun, et on toimumas mingisugune omamoodi murrang, et kristlikel teemadel, kaasa arvatud praegused ülestõusmispühad, räägitakse üsna loomulikul viisil ka meie ilmalikus meedias ja kui ma päris aus olen, siis ma ei leidnud väga midagi ilkuvat või sellist ironiseerivat praegustest meediakajastustest. See võib ka tulla väikese viiteajaga, aga kajastus on olnud väga, väga lai ja väga suur ja kui nüüd ma mõtlen nendele jumalateenistustele ja ka Ristiteele, kus ma osalesin ise Tallinnas või ka Jõelähtme kirikus või siis ka Toomkirikus, siis kirikud olid rahvast tulvil, paksult täis. Võiks öelda, et Jõelähtme kirikus oli sama palju rahvast kui jõulujumalateenistuse ajal, kui oli teleülekanne. Inimesed ei mahtunud kirikusse ära ja Ristitee ajal võime rääkida siin üle 500 inimese vihmas kõndimas Kristuse risti järel, alates siis Toompealt kuni siis Jaani kirikusse välja. Samamoodi kirikut, et kui Oleviste kirik läheb rahvast nii täis, et sa ei näe või sa ei taju, et seal oleksid tühjad pingid, vaid ta on nagu mõnusalt täis, siis see on millestki sõnum ja väga palju selliseid inimesi, keda ma muidu ei kohta kiriku kontekstis. Ja ülestõusmispüha, kui ma mõtlen Toomkiriku peale, kus ma ise olen viimased 15 aastat ja rohkemgi põhiliselt käinud, ülestõusmispühal oli Toomkirik rahvast täis. Seal oli mitusada inimest ja see näitab, et need pühad ei ole sugugi unustuse hõlma langenud ja ka meediakajastus ilmalikus meedias tunnistab seda, et see teema on endiselt puudutab ja võib-olla rohkem kui isegi varem. Mis puudutab maakonnameediat, on võimalik kirikupühadel või kogudustel muidugi olla seal rohkem pildis kui üleriigiliselt levivates digi- või paberväljaannetes või üldse meedias. Sotsiaalmeedia on ju üsna kirju ja kõike ei jõua jälgida, aga ma küll vist või kahjuks ei ole Saare maakonna ajalehest märganud ühtegi sisulist pühadega seotud teemat, aga võib-olla see on ka ühelt poolt enda tegemata jätmine, et ei olegi pakkunud mõnda teksti.
teistes kohtades, Pärnus ja mujal üle Eesti, Sakalas lausa ju on reportereid saadetud kirikutesse kirikuõpetajaid usutlema või tähelepanekuid tegema. Teiselt poolt võib-olla see ongi selline eestlaslik, et kui toimub midagi normaalset, et siis see nagu ei peagi eraldi seda rõhutama, see ongi normaalne. Näiteks Saaremaal toimus ju samuti ristitee, toimus avalik ülestõusmispüha, oikumeeniline jumalateenistus avalikus ruumis ehk Raekoja platsis ning kirikus oli tavalisest oluliselt rohkem inimesi. Ajakirjandus on ka pööranud tähelepanu võib-olla teatud sellistele eripäradele, näiteks Keila ristikandjale, kes on võtnud plaani ka üle Eesti ristiga rännata ja siis evangeeliumi kuulutada. Ja olen ka pannud tähele, et Tallinna kogudustes tõepoolest oli nendel pühadel erakordselt palju inimesi ja Kaarli koguduse õpetaja tunnistas, et esimest korda ajaloos said Kaarli koguduses ülestõusmispühadel lauluraamatud otsa. See tähendab, et pidi lugema 2 inimest või laulma ühest raamatust. Aga juba sinu poolt või minu poolt siin viidatud, sinu poolt kommenteeritud Postimehe juhtkiri tõstab esile ka sündmust, millele sa osaliselt viitasid, kus Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid kogunesid ristide palvusele Vastseliina piiskopi linnuses. Sündmus ise toimus siis nädala alguses, aga seda siis avalikustati suurel reedel. Miks just siis Vastseliina? Sealne linnuse kabel oli keskajal üle-euroopalise palvete või palvetee või palverännu sihtkohaks. Nii nagu tänapäeval kõnnivad eestlased Santiago de Compostelasse, kõndisid Läänemere äärsete maade palverändurid Vastseliinasse, kui 14. sajandil olid levinud kuuldused sealsest imeristist. Sa ise olid seal koos liikmeskirikute juhtidega kohal, tundus, et ilm oli täitsa hea siis, kui see toimus. Ja, kui ilmast rääkida, siis salvestamine toimus tõesti esmaspäeval, vaikse nädala esmaspäeval ja eetrisse läks see ristitee palvus reedel. Siis ilm oli imeline. Kui mu mälu nüüd ei peta mind, siis küündisid klaasi näidud umbes 14 kraadini, päike paistis ja sinililli nägin juba esimest korda seal. Ja linnud laulsid, vesi sulises, oli imeline päev ja see sündmus ise on teatud mõttes olnud ka selline väga paljude osapoolte ühisel heakskiidul ja ühisel panusel teoks saanud. Nimelt Vastseliina linnus esindajad saatsid Eesti Kirikute Nõukogule kirja ja küsisid, kas oleks võimalik ülestõusmispüha jumalateenistust teha sel aastal telejumalateenistusena Vastseliinast. Arutasime seda Eesti Kirikute Nõukogu juhatuses ja jagasime seda ka töökoosolekul kõigi kirikute esindajatega, et ülestõusmispühal oleme me kõik väga hõivatud oma konkreetsetes kirikutes ja seda väga raske oleks Vastseliinas teha. Pealegi on ka Eesti Rahvusringhääling andnud väga selgelt mõista, et kõik kaugemal Eestimaa nurgas toimuvad jumalateenistused, eriti kui need toimuvad riigipühal, on oluliselt kallimad kui muidu ja eelarvekärbete kontekstis me kõik elame. Ja kui me juhatuse liikmetega, Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse liikmetega käisime Eesti Rahvusringhäälingu juhatusega kohtumas, siis pakkusime välja hoopis selle, et miks mitte ikkagi Vastseliinasse minna, aga teha seda siis üles salvestatud siis jumalateenistuse palvusena, mis oleks salvestatud mitte riigipühal ja ajal, kui kõikide kirikute esindajad ei ole ise hõivatud oma kirikus mõne jumalateenistusega. Ja üllatavalt ruttu oli ka Rahvusringhääling sellega nõus ja nad korraldasid selle suurepäraselt hästi. Ka vaadates tagantjärgi hiljem seda salvestist, siis nad olid ka
selle väga ilusti tervikuks lõiganud, sest loomulikult koos ristiga kõndimisega kestis see palveränd meil seal umbes tunni, aga eetrisse jõudis 3 tundi, aga sellest oli jäänud väga kenasti salvestisena täpselt paras tervik, kus kõik peatused koos piiblitekstide mõtisklustega ja ka vahepealsete Jeesuspalvete lugemisega üheskoos ning ka Pärt Uusbergi Pühas paigas laulmisega, kõik oli kenasti jäänud salvestise peale ja lõigatud ilusti selliseks tervikuks, mis tõesti rõõmustas ja andis ülevaate nüüd kõigile inimestele, kes kuulevad ülestõusmispühade ajal või Suurel reedel sellest, et üle Eesti käivad inimesed ristiteedel ja seal midagi tehakse, aga aru saama sellest, mida seal tehakse, ei ole, siis nüüd selle 3 tunnise ülekandega Vastseliinast on kõikidel inimestel võimalik saada nüüd väga kenasti pilt ette, et mis asi see Jeesuse ristitee on, kus inimesed erinevates Eesti paikades Suurel reedel osalevad ja mida seal täpselt räägitakse ja mis on selle sisu. Nii et see oli suurepärane õnnestumine. Kui nüüd arutada selle üle, et tavaliselt Eesti Kirikute Nõukogus jagatakse ära siis konfessiooniti, kes vastutab ühe või teise või 3. jumalateenistuse ettevalmistuse eest, siis mul oli isiklikult võimalus jälle üle pikkade aastate olla siis ühe jumalateenistuse või palvuse ettevalmistaja, sellepärast et Vastseliina linnus ei ole ühegi konfessiooni pühakoda ja ükski konfessioon ei saa pidada seda enda omaks, mis tähendab seda, et kui Eesti Kirikute Nõukogu juba võttis selle otsuse vastu, et me peame selle asja tegema seal, siis see tähendas seda, et ma pidin isiklikult selle praktiliselt ette valmistama ja kõik, kes siis sinna ka tulid sinna sellisest meie loomulikust tavapärasest rütmist, et kui me töökoosolekutel asju kokku lepime, siis nii need on ja kedagi eraldi ei kutsutud. Tean küll, et väike pressiteade ka Vastseliina linnuse poolt laiali läks ja tõepoolest kohal oli ka, ma arvan, et suurusjärgus 50 inimest, mis oli väga paras grupp seal ühest peatusest teise liikumisel ja palvetamisel. Kui sa kirjeldad Vastseliinas toimunud ristitee rännakut, siis ja kirjeldad, et see oleks nagu peaaegu paradiisi jõudmine, kus linnud laulavad ja lilled õitsevad, siis on muidugi need sõnumid ju teatud mõttes nagu vastuolulised, aga eks kannatuse ajal ka on nii, et näiteks palmipuude püha suurele ülestõusmispühale eelneva nädalavahetusel on ka selline rõõmus püha, et siis siseneda vaiksesse või suurde nädalasse, millesse siis nüüd Õigeusu Kirik, Idakirik on just sisenemas. Aga et maailm ei ole ideaalne koht, sellele viitab ka Luterlik Maailmaliit oma Suure reede läkituses. Liit ühendab 78 miljonit luterlast 154 kirikust, 99 riigist. Selle iga-aastased pühade läkitused seovad kristliku ususõnumi tänapäeva inimeste ühiskondade kogemustega. Ja käesoleva aasta Suure reede läkitus tõstab eriliselt esile Kristuse kaastunde ja ligioleku neile, kes kogevad kannatust, abitust või hirmu, ning kutsub kirikut jääma lootuse ja rahu tunnistajaks. Ega see ülesanne vist väga kerge ei ole olukordades, kus meie ekraanidel ja meie telefonidest jõuavad meieni ärevad sõjasõnumid ning rahust ei räägi keegi, vähemalt käesoleval hetkel tundub nii. Jah, ma saan regulaarselt nii Luterliku Maailmaliidu uudiseid kui ka näiteks Vatikani veebiuudised jõuavad minu postkasti iga päev ja samamoodi teised suuremate kirikute konfessioonide uudistel ma hoian silma peal. Ma näen, kuidas nii Kirikute Maailmanõukogu kui Luterlik Maailmaliit kui ka siis Rooma katoliku kirik ehk siis Vatikan. Samamoodi olen ma siis Konstantinoopoli ehk siis õigeusu uudisvoos tegelikult
kõikide meie selliste kirikute ülemaailmsed globaalsed keskused, ka oikumeenilised keskused, nad hingavad väga ühes rütmis ka oma sõnumites, oma läkitustes, ka pühadaegsetes läkitustes. Eristub siin omamoodi loomulikult Moskva kirik ja Moskva patriarhaat, kelle uudiseid ma ka niimoodi uudisvoona ei jälgi, aga need siit-sealt ikkagi jõuavad ka minuni. Ja üks asi on elada siin meie omaenda Eesti kontekstis, kus tõepoolest sõda ja vägivald ja rahutus on meile väga lähedal ja tegelikult jõuab meie postkastidesse, meie sõnumitesse ka öisel ajal ja me räägime kriisidest ja julgeolekukriisist ja kuidas selleks ennast ette valmistada, siis need globaalsed kirikute keskused ja oikumeenilised keskused, nemad peavad kogu aeg omama ka sellist ülemaailmset vaadet ja globaalset vaadet. Ja päris selge on see, et kõik see, mis toimub praegu siis Ameerika-Iisraeli rünnakute all olevas Iraanis, kõik sellega kaasneb see, mida Iraan on vastukäiguna teinud, kuidas ta on oma naaberriike pommitanud, kuidas hoitakse kinni siis Hermosi lahes ka nii-öelda kütuse liikumist, mis jõuab ka meieni, kui me vaatame oma tanklate postide peal olevaid kütusehindasid, siis need globaalsed keskused, kaasa arvatud Luterlik Maailmaliit, kelle läkitusele sa viitasid, Suure Reede läkitusele, meie liikmeskirikud asuvad nendes piirkondades, kus raketid langevad või kust neid välja saadetakse. Ja ei ole ju veel lõplikult maha rahunenud ka see, mis toimub Gazas, see, mismoodi Iisrael Gazas tegutseb. Ja kui me räägime näiteks Palestiina kristlastest, räägime sajandeid või aastatuhandeid juba siin nendel aladel elanud kristlastest, mida siis ka teatud mõttes rünnatakse või terrorismi vastases võitluses siis püütakse terroristidest puhastada, siis see mõjutab ka kirikute tööd. Me teame, et on olnud probleemi kristlastel Jeruusalemmas pühade paikade külastamisega. On olnud sõnumid vahepeal, et Püha Aua kirik on suletud. Nüüd on ta tingimisi teatud mõttes olnud avatud. Ehk siis see kõik mõjutab ja teatud mõttes ma ei taha seda võib-olla niimoodi alla joonida, aga ma olen ise mõelnud, et kas ajaloo kontekstis hiljem aastakümneid või sadu hiljem hinnatakse tänane periood juba omal kombel ümber kolmandaks maailmasõjaks, mis toimub nüüd natukene teisiti, kui toimus esimene või teine maailmasõda, sest põhimõtteliselt on kogu maailm täna juba kaasatud nendesse kriisidesse, nendesse sõdadesse ja see kaasamine ei tähenda tingimata seda, et lahingud toimuvad meie koduõuel, aga teatud mõttes need lahingud toimuvad niimoodi, et nad mõjutavad meie igapäevast elu. Ja tuleme ärevate sündmuste taustalt korraks saate pausi juurde, et siis jätkata juba saate teise poole teemadega. Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus mina saatejuhina Antti Toplan esitan küsimusi peapiiskop Urmas Viilmaale. Rääkisime maailmas toimuvatest ärevatest sündmustest. Neid sündmusi ei ole pandud pausile, pigem kui me loodame, et mingi kriis laheneb, siis pigem tuleb mõni uus kriis juurde. Need muutuvad mitmekihiliseks ja nii või teisiti mõjutavad meid, olgu siis jätkuva inflatsiooni kaudu või kas või kütuse hindades või vaimse tervise küsimustes. Teinekord on ikka arutatud sellel teemal, et kas meil on piisavalt aega, et hinge tõmmata
vabu päevi pidada, kas meil on pühasid piisavalt või on mõnes muus riigis neid rohkem. Suur reede ja teine ülestõusmispüha on olnud nende arutelude keskpunktis, kas neist võiks mõni olla vaba või koguni tööpäev. Me teame, et suur reede on Eestis vaba päev ja kui me seda saadet nüüd salvestame ette, siis on teine ülestõusmispüha, mis on Eestis tööpäev. Suurt reedet ei ole vabapäeva mitmetes Euroopa riikides nagu Itaalia, kus riiklikuks pühaks loetakse vaid ülestõusmispühade teist püha. Austria tähistas suure reedet kui riikliku püha veel 2011. aastal, varem oli see vaba päev teatud kirikute liikmetele, kuid nüüd on see kõigile tavaline tööpäev. Suur reede on ka Belgias tavaline tööpäev, kuigi riigis tähistatakse mitmeid teisi usulisi pühasid nagu taevaminumispüha vabapäevana. Ja suurriikides Poolas on suur reede tööpäev samuti ja pühadeks loetakse ülestõusmispühade pühapäeva ja esmaspäeva. Eestis on, nagu juba öeldud, arutatud, kas suur reede peaks olema vabapäev, kui enamik inimesi ei tähista seda usupühana, aga seni ka ei ole teist ülestõusmispüha vabaks päevaks muutmine kandnud poliitikute seas vilja. Ma ei oskagi öelda, kuidas seda kommenteerida. Me oleme Eesti Kirikute Nõukogu poolt teinud korduvalt ettepanekut, eriti kui on tulemas jälle Riigikogu valimised, nagu me praegugi seisame nendega silmitsi, siis me oleme ühe ettepanekuna teinud ettepaneku muuta ka teine ülestõusmispüha siis riigipühaks, vabaks päevaks. Sellele ei ole positiivselt vastatud ja ma ei oskagi öelda, mis selle taust on. Me võime ka küsida, et kas taustal võib olla ka see, et näiteks Eesti õigeusklikud tähistavad ülestõusmispüha enamasti ju muul ajal kui läänekristlased, mis tähendab seda, et see püha nende jaoks oleks siis lihtsalt vaba päev ja mitte kirikupüha. Samasugune olukord on samas neil ka suure reedega, et ma ei oska öelda, kuidas õigeusklikud seda reedet kasutasid, mis siis teistel oli justkui pühade pidamiseks või suure reede jaoks ette valmistatud. Küllap said siis Eesti õigeusklikud seda tähistada või seda päeva kasutada millekski muuks. Ja kui sa siin lugesid ette Euroopa erinevate riikide tavasid või kuidas on otsustatud, siis see on olnud ka meil, ka Toomas Paul kirjutas sellest või rääkis sellest nüüd pühade nädalal, kuidas tema ajal suur reede oli kõige suurem armulaua püha üleüldse, siis kui tema kirikus alustas oma tegevust. Ehk siis meil protestantidena on olnud ja kui me vaatame ka neid riike, kus kohas suur reede on vaba, siis see on olnud selline protestantide ehk siis reformatsiooni järgsete kirikute fookus on olnud lunastusel sellel, et Kristus on meid lunastanud. Ja ilma Kristuse ristisurmata ja võiks siis öelda selle ohvri vere valamiseta ei oleks meid ju lunastatud ja meie fookus püsibki seal. Kui me vaatame altari pilte, armas ametivend Veiko Vihuri on teinud ülevaate Eesti altari piltidest ja sellega avaldanud, siis seal joonistub väga kenasti välja, et meie üks lemmikmotiive meie altari piltidel on suure reede motiiv, ehk siis see, kus Jeesus on ristil ja märksa vähem on teisi motiive. Nüüd on küsimus, kas meie rõhuasetused on Eestis muutumas, et kas me hakkame rohkem panema rõhku Kristuse ülestõusmissümbolile ja suudame sellest suurest reedest läbi minna, ehk siis läbi haua ja surma jõuda ka ülestõusmise juurde ja kas me peaksime mõjutama ühiskonda teatud mõttes siis niimoodi,
et muidu inimesed kipuksid mune koksima ja jänesed neid kuskilt šokolaadimune aiast lapsed otsima koos, mis jänesed sinna on paigutanud või ma ei tea, kuidas need uue aja sellised lood on loodud. See on ka midagi väga uut meie jaoks. Aga ma tean, et paljud lapsed seda teevad. Et kui see nihutada teise ülestõusmispüha peale, siis võib-olla me saaksime pühad nagu õigesti tähistatud, et suurel reedel tõepoolest on ristisurm ja munad ja nende koksimine ja söömine on pigem siis pühapäeval ja esmaspäeval. Kui see niimoodi paika läheb, siis selle üle oleks mul hea meel küll, aga ta võib-olla kipub andma pigem juurde ühe pühapäeva või pühitsetud päeva selleks, et inimesed saaksid pikemalt oma kevadtöid suvilas teha. Sest kui nüüd mõelda, kui palju inimesed tegelikult näiteks teisel pühal kirikusse tuleksid, kui paljudes kirikutes meil üldse teist püha jumalateenistusega tähistatakse, et kui riik teeb selle sammu, kas me kirikutena oleme selleks valmis? Kas me oleme valmis igas kihelkonna keskuses olevas kirikus hakkama pidama teise ülestõusmispüha jumalateenistust? Ja kui palju me tegelikult rahvast seal siis näeksime? Ehk siis me tänagi oleme siin väga asis, et täna on teine ülestõusmispüha ja me salvestame seda saadet. Ehk siis see on tore mõelda, et meil on üks püha juures. Aga ma olen vahel öelnud, et võib-olla suurt reedet tähistataks paremini, kui me teeksime sel päeval tööd ja siis tõepoolest puhkaksime teisel ülestõusmispühal. Samas me näeme, kui palju meedia pöörab tähelepanu suurel reedel just nimelt ristiteele erinevates paikades ja kõikidel nendel teemale tänu sellele, et midagi muud ühiskonnas ei toimu. Et kui suur reede oleks tööpäev või selline argine päev, siis tõenäoliselt oleks ta ka muude asiste sündmuste päev, mil uudised oleksid ülekoormatud kõikide igapäevaste argiuudistega ja suure reede sõnum, Kristuse lunastussurm ei jõuaks kuhugi. Nii et siin on plussid ja miinused selle juures, et kui meie parlament otsustab seda muuta, siis ma selle peale ütlen neile aitäh. Aga siis me peaksime ise vaatama kirikus üle oma teenimisgraafikud ja mõtlema ka, et me tõepoolest teist püha ka tähistaksime nii, et meil kõikides kirikutes on jumalateenistus. No sa mainisid oma vastuses meie kirikute altareid, et need tõesti on keskendunud lunastussõnumile ja kõlavad kokku suure reede kuulutusega, ehk neil on kujutatud Golgata sündmusi. Minu teada ka Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kiriku altar kujutab Kristust kui ristilööduna, aga nüüd ülestõusmispühal eelneval hilisõhtul leidis selles kirikus aset kauaoodatud sündmus, mil kirik täitus muusika ja valgusega. Tseremoonia viidi läbi ajalooliste traditsioonide kohaselt teenistuse alguses, olid siis kiriku uksed suletud, seejärel süttisid tuled ning orel nii-öelda äratati ellu ja pühitseti sinu kui peapiiskopi poolt kogudusõpetaja Margus Kirja assisteerimisel. Uue oreli valmimine on olnud pikaajaline projekt, mida on toetanud Jõelähtme Kirikumõisa sihtasutus ja arvukad annetajad, kirikufond, aga ka riik. Oreli ehitas Saksa orelimeister Martin Hasborg, instrument jõudis osadena kirikusse, nüüd selle aasta veebruari lõpus ehk aasta alguses, mil kohalikud vabatahtlikud aitasid oreli detaile kirikusse kanda. Ja nagu saate esimeses poolis juba kuulajad märkasid, sai ka nimetatud seda, et selles sündmuses tegi ka väikese uudise Rahvusringhääling. Jah, siin rääkides Jõelähtmest ja Jõelähtme siis sellisest ülestõusmis- või Paasa vigiiliast, nii nagu seda kohalik vaimulik ise ka nimetas ja liturgiline traditsioon seda sellisena tunneb, siis siin oli kihiti väga mitu sündmust. Ehk siis kõigepealt oligi Paasa vigiilia ehk siis ülestõusmisvalguse süütamine
kiriku ees, vihma küll sadas, aga kogu see rahvas oli õues, nagu ma ütlesin, ligi 200 inimest. Ja süütasime seal küünla ja liikusime sellega siis sisse. Inimestele jagati seda ülestõusmisvalgust, teatud mõttes natukene see, mis toimub Püha Aua kirikus, kui patriarh võtab vastu ülestõusmisvalguse ja jagab seda inimestele ja püha tuli jõuab üle maailma erinevatesse õigeusu kirikutesse. Siis sama asi toimub Paasa vigiilia käigus ja toimus, kui ma vaatasin sotsiaalmeedia postitusi väga mitmetes meie kirikutes, mis on iseenesest väga tore. Kui ma ei oleks olnud Jõelähtmel, siis ma oleksin olnud hoopis Kaarli kirikus täpselt samal põhjusel, et pisut enne keskööd ka süüdati seal ülestõusmisvalgus ja toimus ka leeripüha, kus ma ka näiteks 2 aastat tagasi osalesin sellel valguse süütamisel. Aga tulles Jõelähtme juurde tagasi, kui me siis kirikusse jõudsime ja seal toimus siis selline esimene osa sellest vigiilia liturgiast, siis mulle meenus küll minu Aatose mäe kloostrites käimise kogemus, et kogu see jumalateenistus toimus 2,5 tundi. See oli selline umbes Aatose hommikuteenistuse pikkus. Samamoodi pimedas mindi ja küünlavalguses seal oldi ja olid liturgilised hümnid, mida lauldi. Väga sarnane sellele oli Jõelähtme kirikus. Aga kui siis süüdati ka altariküünlad ja kõik muud küünlad ning ka laelühtrid põlema pandi ja järgnes oreli pühitsemine, siis see oli selle kogukonna jaoks ja selle kiriku jaoks ikkagi väga ajalooline hetk, sest orel selles kirikus rüüstati Teise maailmasõja ajal. Pärast seda üritati teda veel natukene mängida ja kohendada selleks, et ta siis mõned helid välja annaks, aga umbes 35 aastat on see orel seisnud vaikivalt ja ei ole sealt heli tulnud. Ja nüüd, nii nagu sa nimetasid, siis Martin der Haaseborgi ettevõttel või tema meistritööna ja Andres Uibo ja Jõelähtme koguduse õpetaja Margus Kirja ja väga paljude Jõelähtme koguduse inimeste eestvõttel ja organiseerimisel tõepoolest ja nagu juba öeldud, 100 inimeste toel, sealhulgas kirikufond. See tõeks sai, et see kiriku orel hakkas siis sellel ööl enam-vähem kesköö paiku ehk siis ülestõusmise hommikul hüüdma ja see oli väga tore näha, liturgias oli kirjas oreli äratamine ja Andres Uibo seda mängides siis tõepoolest äratas vaikselt seda orelit helide kaupa ja registrite kaupa, kuni see orel tõepoolest hüüdis ja nägin inimesi, kellel silmist jooksid pisarad, kes olid seda hetke oodanud, olid kohal ka inimesed, kes mäletasid veel selle eelmise oreli või senise oreli helisid, selle mängimist ja tegelikult selle oreli nimi on endiselt Norman Haaseborgi orel ehk siis Normani orelist, nii nagu Andres Uibo intervjuus Eesti Rahvusringhäälingule ütles, on säilinud, vanast orelist on säilinud umbes 15% ja ei ole tegemist siis päris uue oreliga, aga tegemist on siis sellise hübriidse oreliga, kus püüti säilitada kõik see, mis oli säilitamise jaoks vajalik ja väärt ning ülejäänud osad siis uuendati. Ja lisaks toimus Jõelähtmel ka ristimist, talitus, ristisin 4 noort täiskasvanud inimest ja see oli väga-väga rõõmus sündmus ning rahvas jäi veel ka kirikusse peale jumalateenistuse lõppemist omavahel vestlema, kuigi oli kesköötund ja kõik ilmselt olid väsinud pikast päevast, aga see oli väga kaunis sündmus ja mulle iseenesest meeldib see, et me kasutame meie käsiraamatus ka antud võimalust pidada sellist valguse palvust või Paasa litaaniat või Paasa vigiiliat ja mitmetes meie kirikutes seda tehakse ja ma loodan, et see levib veel kaugemale.
Enne ülestõusmispüha toimunud hiljutist visiiti Inglismaal alustasid sa Londonis, kus kohtusid Eesti kogukonna liikmetega endises Saksa koguduse Püha Jüri kirikus, kus eestlased koos teiste luterlike kogukondadega oma jumalateenistust pidama hakkavad. Kas see on nüüd selline uus olukord, et eestlased Inglismaal on saanud oma kindla pühakoja, kus jumalateenistusi pidada? Tegelikult on eestlased aastakümneid pidanud kiriklikke jumalateenistusi Londonis Püha Anna kirikus, mis on tegelikult Rootsi meremeeste missioni kasutuses olev kirik või Rootsi kiriku käes olev kirik. Aga nüüd juba mõnda aega ei ole selles kirikus eestlased kogunenud lihtsalt majanduslikel põhjustel. Ja kui nüüd Suurbritannia luterlike kirikute nõukogu, mis siis ühendab Briti saartel tegutsevaid erinevaid väikeseid luteri kirikuid, kui nüüd see nõukogu, luterlik nõukogu ostis ära ühe vanima saksa kogudusele kuulunud kiriku ehk siis Püha Jüri kiriku, Püha Jüri Saksa kiriku siis Londonis selleks, et see kirik korda teha ja võtta kasutusele erinevate luterlike siis kogukondade ja erikeelsete luterlike kogukondade jumalateenistuse kirikuna, pühakojana, siis see annab uue hingamise kõikidele nendele väikestele keelerühmadele. Ehk siis Suurbritannias tegutseb lisaks eestlastele ka Läti kogudus, tegutsevad seal poolakad, ungarlased pidasid selles kirikus üle mitmekümne aasta esimese teenistuse just vahetult enne seda, kui mina sinna tulin, olid just pühapäeval pidanud oma teenistuse. Ja seal on ka väga palju mitmeid teisi keelerühmi, ka meie jaoks eksootilisi luterlikke keelerühmi, kes luterigid, näiteks siis hiinlased ja teised luterlased, kes otsivad endale kodu, siis see kirik saab olema väga ilus koht selleks, et seal koguneda ja vaatasime seda kirikut ka selle pilguga, et kas on võimalik seal pidada näiteks ka kultuuriüritusi, kui Eestist tulevad koorid, erinevad koorid Londonisse ja otsivad kohta, kus just Eesti kogukonnale esineda või üleüldse leida kohta, kus esineda, siis kas see sobiks. Oli seal meiega koos lisaks Lagle Heinlale, kes siis on meie Luteri kiriku vaimulik Londonis, Eesti kogudusi teeniv vaimulik Londonis, ka Reet Kromel, mõned inimesed ka mäletavad teda veel, ta on ligi 30 aastat Inglismaal elanud Eesti muusik, kes hoolitseb ka sellise muusika kultuurielu eest Eesti kogukonnas Londonis. Ka tema oli seal ja vaatas seda hoonet just selle pilguga, kas seal võiks kontserte korraldada ja kõik me kiitsime selle paiga heaks ning nii palju kui Inglismaa luterliku kiriku nõukogu peasekretär Meelis Süld meile rääkis, läheb nüüd kirik ka veel remonti ja sügiseks ehk septembriks peaks olema kirik ka saanud värskendusremondi, väikese juurdeehituse ja see saab olema väga ilus koht ka Eesti kogukonnale kogunemiseks ja jumalateenistuste läbiviimiseks. Teatud mõttes oma visiidi kulminatsioonina kohtusid sa Londonis ka värskelt ametisse seatud Canterbury peapiiskopi Sarah Mullalliga, et teda tervitada Inglise kiriku anglikaanide ülemaailmse osaduskonna ja juhi ametisse asumise puhul, mis oli ka üheks visiidi eesmärgiks. Meenutasid peapiiskopile, et Eesti luterlased ja Inglise kirik jõudsid ühise kantsli ja altari osaduseni juba 1938. aastal. Reaalselt teostus see 1996. aastal sõlmitud Porvoo lepingu alusel, mis viis omavahelisse osadusse siis Põhjamaade, Eesti, Läti ja Briti saarte, Hispaania ja Portugali luteri ja anglikaani kirikud. Sel aastal möödub Porvoo osaduskonna loomisest nimelt 30 aastat ja sel puhul kohtuvad kirikute juhid sügisel Londonis.
Jah, minu põhjus, miks ma olin Inglismaal, oligi tegelikult tõepoolest see, et Canterbury uus peapiiskop 106 järjekorras Sarah Mullally seati ametisse. Ta oli seni olnud Londoni piiskop, ehk siis ei toimunud tema piiskopiks pühitsemist, vaid toimus siis, võiks siis öelda, troonimine või siis meie kasutame introdutseerimine, ehk siis tegelikult oli ta siis tema peapiiskopi ametisse seadmisega tegemist, see tähendab, et mingit pühitsust, ordineerimist sellisel kujul ei olnud. Ja osales seal tõepoolest üle 2000 inimese, kohal oli ka Porvoo osaduskonna siis liikmeskirikute juhid, kõikide meie Põhjamaade kirikute juhid, sealhulgas siis ka ülemaailmse Läti kiriku piiskop Karlis Scholz, samuti siis ka Portugali ja Hispaania kirikute esindajad, ehk siis kui me räägime Porvoo osaduskonnast, millest tõepoolest, nagu sa nimetasid, lepingu sõlmimisest sel aastal täitub 30 aastat ja samamoodi oli kohal ka siis troonipärija Walesi prints William ja printsess Catherine sellel jumalateenistusel esindamas siis kuningas Charles III. Ja see oli väga ülev jumalateenistus ja tõeline oikumeeniline, võiks siis öelda, pidu. Lisaks ju anglikaani osaduskonna esindajatele olid kohal ka oikumeenilised külalised ka kõikidest erinevatest konfessioonidest, kaasa arvatud ka Rooma katoliku kiriku Vatikani kristliku ühtsuse edendamise diskateeriumi juht kardinal Kurt Koch, samamoodi Luterliku Maailmaliidu peasekretär siis Anne Burhard oli kohal, kirikute maailmanõukogu peasekretär oli kohal ja ka selliste konfessioonide, keda meil Eestis esindatud ei ole, esindajad olid kohal, näiteks siis vanakatoliiklased, samuti õigeusu kirikute esindajad olid kohal, nii siis oikumeenilise patriarhaadi esindajad kui ka Inglismaa siis vene traditsiooni esindavate kirikute esindajad. Kohtusin ka Thésée vennaskonna ehk Thésée kloostri juhi vend Matthewga, kes on meile tuttav inimene. See oli suur pidupäev kõigile ja kõik olid väga, väga rõõmsad ja tervitasid uut peapiiskopi ning mis oli väga huvitav sündmus selle juures, peapiiskop Mullally üheskoos siis kõikide oikumeeniliste juhtidega ka andsime teatud mõttes sellise ühise, võiks öelda tõotuse, kus Sarah Mullally kutsus üles kõiki maailma kirikuid ja kirikute juhti, kes kohal olid, siis tegema koostööd, taotlema kristlikku ühtsust ja peaaegu, et küsis kõigi käest või see liturgia oli niimoodi üles ehitatud, et me kõik tunnistasime seda, et me tahame liikuda kristliku ühtsuse poole ja sellise väga, väga meeli ülevdava sündmusega tegemist oli ning hea meel oli sealjuures see, et tõepoolest Balti luteri kirikud ja Põhjamaade luteri kirikud tundsid ennast seal pereliikmetena, erinevalt näiteks Euroopa teistest luterlike kirikutest, keda sinna kutsutud ei olnud, keda esindas Luterlik Maailmaliit. Nii et meie positsioon seal oli hoopis teine ja loomulikult kohtusin ka põgusalt küll meie partner piiskopkonna, Rochesteri piiskopkonna piiskopi Jonathan Kipsiga, kes ootab meie järgmise aasta vaimulike konverentsi, kus ta lubas tulla osalema. Üleilmses anglikaani osaduskonnas on 42 kirikuprovintsi ja uut Canterbury peapiiskopi olid tema autroonile istumise puhul tulnud tervitama 24 provintsi priimased ehk esipiiskopid.
peab ka seda küsimust küsima, osaliselt sa juba viitasid sellele, et 12 esipiiskopi ehk üle 25% kirikupeadest aga loobusid peapiiskopi ametisse astumise tseremoonial osalemast, et kas me peaksime nendega ka osadust pidama või kuidas see toimub, kas siis läbi Luterliku Maailmaliidu ja kuivõrd siis anglikani osaduskonnas sellisel pidulikul päeval räägiti ka võimalikust nii-öelda kiriku lõhest või erimeelsustest? Nendest erimeelsustest eraldi seal ei räägitud. Põhiprobleem on ju see, et peapiiskopiks valimine, naisterahva peapiiskopiks valimine on lõhestamas seda ülemaailmset osadustkonda. Samas oli huvitav näha seda, et Inglise kiriku enda sees olev eraldi konservatiivsete vaimulike siis selline grupp või täiesti tunnustatud rühm konservatiivseid vaimulikke eesotsas siis ka piiskoppidega, nemad isiklikult olid jumalateenistusel esindatud ja olid kohal. Ehk siis see globaalne anglikaani osaduskonna sees olev lõhe, see on nüüd küsimus, et kui palju on see meie mure ja kui palju see on anglikaanide siseküsimus, et kas meie asi on teise kogukonna pindu rõhutada, kui me siis palki oma silmis ei näe. Et mina ei ole näiteks kokku lugenud, et kui palju vaimulikke ELK-st osales näiteks minu pühitsemisel või kui pühitseti piiskopiks sind koos piiskop Ove Sanderi ja siis Marko Tiitusega, et kas me tegime analüüsi, et kui palju vaimulikke osales, ei osalenud, kas nende osalemine oli seotud mingisuguste teoloogiliste erimeelsuste ja vaadetega või mitte. Ehk siis anda hinnanguid hästi distantsilt, minemata asjade olemusse ja arvestamata väga paljude muude asjaoludega, mis seal taustal on. Ja kui me mõtleme ka, et ei osalenud peamiselt globaalsest lõunast esindajad, mitte siis sellisest lääne kontekstist, siis ka sellel on oma tähendus. Ka need riigid, kus need piiskopid teenivad. Nii et see on väga suur teema, mida ma ei ole ise piisavalt uurinud, et ma suudaksin anda hinnanguid. Aga see ei olnud esil seal sellel jumalateenistusel kuidagi. Saate lõpuminutitel jõuame vaid põgusalt kommenteerida sinu valikul, kas Tallinna Toomkirikus märtsi lõpust kogunenud piiskopliku nõukogu koosolekut või alanud kevadist sinodite hooaega. Mida öelda? Ma olen küll, tahaks võib-olla tõmmata joone alla või nii-öelda rõhutatud joone alla piiskoplikule nõukogule, kus me tegime esmakordselt ülevaate sellest, kuidas on läinud meie kirikus ühtsele jumalateenistusele korrale üleminek, nii nagu vaimulike konverents seda otsustas, siis tõdesime seda, et need kohad, kus ei ole ühtset jumalateenistuse korda kasutusele veel võetud, tegemist on tegemist on vähemusega, ehk siis vähemusega selles mõttes, et valdavalt on mindud meie kogudustes ühtsele korrale üle, vähemalt oma aruannetes seda vaimulikud tunnistavad ja see protsent, kui ma nüüd Marko Tiitust siin tsiteerin, on siis umbes 80%, kui mitte rohkem meie kogudustest. See võib see tähendab seda, et me võiksime olla tegelikult rahul oma liturgilise ühtsuse üle ja väga paljud neist, kes vastasid, et nad ei ole veel üle läinud, on öelnud, et nad ei ole veel seda jõudnud teha, aga nad plaanivad tõesti seda üleminekut. Nii et me liigume ka liturgilise ühtsuse poole siin ELK-s, mis on ainult rõõmustav. Need olid siis tänase saate teemad, mis on teie kuulajate-vaatajate ette toodud. Me oleme eetris ülestõusmise nädalal. Laulik ütleb 16. laulus: ma pean issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb, ka minu ihu võib julgesti elada.
soovime kuulajatele õnnistatud ülestõusmisaega ning tänan peapiiskop Urmas Viilmaad ja saate toimetajat. Mina, Anti Toplan, soovin teile õnnistatud nädala jätku. Kohtumiseni! Kas kõne kõnetab? Kõnetused